Tere, minu armsad õpilased, mina tervitan teid Viljandimaalt ja ma tahan teid tänada selle õppeaasta eest. Te olete väga inspireerivad, te olete väga andekad ja teie kõrval olen mina väga palju õppinud ja ma loodan, et teie olete minult ka õppinud. Ja mis ma muud oskan öelda, et sügisel jätkame, midagi ei ole veel läbi ja soovin teile mõnusat puhkust ja toredat suve ja tulge ikka sügisel uue hooga tundi. Tšau! Vanad sumerid uskusid, et inimese elu on nagu pilliroog, kõigub tuules ja murdub ühel päeval pooleks. Ettekujutus hauatagusest elust ja hingede rändamisest tuli palju aastaid hiljem. Enne seda arvati, et pärast surma ei ole enam mitte midagi. Istun haual, oma ette pimeduses. Kedagi pole liikumas kuulda. Ainult lehed sahisevad aeg-ajalt ümber, tuuleiliga kaasa ja mõni üksik auto vurab seal hilisel kellaajal mööda. Imelik. Ma mõtlen, et kuhu need autod sõidavad. Või on imelik see, et mina nii hilja just siin haual istun. Ma ei leina midagi. Kuigi paljud võiksid arvata ja eeldada, et olen sügavas kurbuses ja rusuvas masenduses. Tegelikult meeldib mulle nii palju rohkem. Imelik tunnistada, et millegi surm võib olemise valutumaks teha, silmavaate avaramaks, hingamise kergemaks. Aga just nii ma praegu tunnen. Mis see kell on? 3 öösel. Tavaliselt ma kardaks sellisel ajal väljas olla. Eriti kusagil, kus kedagi ei ole. Eriti üksi, eriti kellegi haual. Päris tükk aega olen siin pingil juba istunud ja mõtteid liigutanud. Hakkasin meenutama, et mida ma igatsen sellest koos veedetud ajast või mis mulle üldse meenub. Ei ole kerge tunnistada, et kui midagi üldse meelde tuleb, siis enamasti on see negatiivne. Sellepärast vist praegu nii kerge olla ongi, et ei ole olemas neid süümepiinu tekitavaid emotsioone, ärevusest tingitud peavalusid, tähelepanu kitsikust, armutut piitsutamist. Ma olin kade, et ta lakkamatult edasi trügis ning otsis kiitust ja tunnustavat õlalepatsutust. Ta ei heitnud meelt, kui oli vaja leida ühe uusi viise, kuidas endale tähelepanu tõmmata. Seda kõike muidugi minu arvelt. Mina kannatasin, aga see teda ei huvitanud. Samas oleksime võinud õppust võtta ning ennastki sel viisil kehtestada ning maailmale näidata. Ma ei julgenud. Kartsin, et põrun. Ma julgen väita, et tema eluaja jooksul ei saanud me tegelikult kordagi kompetentselt läbi. Pool oma elust ma ei teadnud, et ta eksisteerib. Aga siis, kui me kohtusime, siis oli juba liiga hilja. Liiga hilja selles mõttes, et see asi oli siis juba tugevama iseloomuga ja minust ilmselgelt üle. Mul ei tekkinud võimalustki maha istuda ja korrakski hingata, et äkki leidub mingi ratsionaalsem lahendus selles ajas ja hetkes. Äkki saaks kuidagi mõistlikumalt eksisteerida. Ma vist tegelikult ei mõelnudki läbirääkimiste peale. Ta oli kõige suurem egoist, keda ma teadsin. Imelik jah, miks ma midagi ette ei võtnud. Ise küsisin endalt seda sama. Andumisega vist ongi niimoodi, et kui ükskord järeleandmisi teed, ennast ei kehtesta ja sõrme asemel kohe käe ulatad, siis oledki oma minast ilma.
Ühe korraga oli mul selline tunne, nagu oleksin ma silmad kinni elanud. Kõik arvamused, mis välismaailma ja teiste kohta tulid läbi selle kõverpeegli. Ta täiendas mind, aga mitte tervislikult. Ta elas minuga, aga ei näidanud ühtegi austusavaldust. Mina kuulasin teda, aga tema mind mitte kunagi. Natukene nagu aastakümneid kestnud abielu, kus kumbki kaaslastest on unustanud, miks üldse kokku saadi. Seda laad iseloomuga on keeruline mingit suhet arendada. See pole võimatu, mitte seda, kuid enamasti võiks ta end mingil hetkel ikkagi üles puua, musu. Pole lihtsalt tervislik nii kaua ühte teadvust jagada. Samas ei saa ma öelda, et kõik, mis ta mulle õpetas, oleks üdini halb olnud. Kui ma poleks temaga koos olnud, ei oleks ma mõistnud, missugune tappev omadus on egoism, kuidas ta kõiki inimesi vaikselt seestpoolt sööb, jättes järele kuivanud kesta, mis on usu, armastuse ja oma keseme kaotanud. Armastuse maailma, armastuse teise inimese ja iseenese vastu. Teiste vigadest tuleb ikka õppida, seda ütles mulle oma ema. Aga kui sa oled kellegagi nii tihedalt kontaktis, on väga raske temast nii palju eemale astuda, et saaksid otsustada, kust kohast peaks parandustöödega pihta hakkama. Tundub olevat võimatu seda vundamenti algusest peale nii laduda, et hiljem ei peaks vigade parandusi tegema. Samas see pole võimatu, aga ühel hetkel tuleb siiski ühest kohast teise kolida. Mitte kehast, aga maailmast. Aga nüüd tagantjärele mõeldes olen ma õnnelik, et ainult ikkagi ülespoos. Muidugi ma meenutan teda aeg-ajalt, või isegi mitte teda, aga neid situatsioone, neid debiilseid olukordi, kus ma tema käitumist ei mõistnud ja kus ma lihtsalt ei suutnud aru saada, mis minu sees toimub. Ja veel vähem oskasin ma seda teistele seletada. Miks nii tujukas, miks nii eemale hoida, miks nii tuim ja miks nii arrogantne. Mu sõbrad soovitasid mul ühel hetkel abi küsida, et see olukord kuidagigi leeveneks. Ja ma saan neist täiesti aru, sest ma oleks ise ka mures, kui mu sõber oleks mõjutatud millestki, mis teda järjepidevalt ümber sõrme keerab ja temaga manipuleerib. Ja ma saan täiesti aru, et mitte keegi teine ei oleks saanud tulla meid lahutama, sest see on koht, kuhu peab igaüks ise jõudma, saamaks aru, et see kaaslane ei ole tegelikult sinu sõber. Veel vähem asi, mida usaldada ja millega oma elu jagada. Ühel hetkel sai mul villand ja ma hakkasin sellele teadlikult vastu töötama. Kui tema ütles mulle, et ma olen kole, siis ma ütlesin, et ise oled kole. Nagu 2 puberteediealist kaklevat õde-venda, kes tegutsevad peamiselt ise oled taktikaga. Vahepeal ka keeran sulle mingi käkistrateegia. Kuid üldjuhul vastab tõele, et armutu eitlus saab lõppeda siis, kui üks 2 järele annab. Muidugi ei taha kumbki olla see nõrk ja langeda. Ma olen eluaeg halb kaotaja olnud ja ei tulnud ka seekord kõne alla, et peaksin alla vanduma. Nii ma siis sõdisin. Iga päev ja aina teadlikumalt. Mingit aega ma tundsin, et see et nagu midagi ei toimi ja see trots 2 nii kange loomu vahel läheb aina suuremaks nagu õhupall. Ja ma ootasin seda suurt pauku. Kogu aeg näppe kõrvadesse toppides ja silmi kissitades ringi käies. Ühel hetkel ma mõistsin, et see minu hirm ja ettevaatlikkus on asjad, mis teda samuti toidavad. Minust endast jäi mulje kui väga nõrgast inimesest ja ta ütles seda mulle ka. Sellise hoiakuga ei jõua sa kuskile. Vaata peeglisse, sa ju kardad kõike. Kartsingi, mis ma salgan. Rääkimata sellest, et ma teisi inimesi pelgasin ma ennast vist kõige rohkem. Kui ta ei oleks sellele nii suurt tähelepanu pööranud, ei oleks ma eales aru saanud, kuidas see süsteem toimib.
ikka niiviisi, et kõigepealt teed asja enesele selgeks ja siis lähed auditooriumitäit inimesi õpetama. Ühel hetkel ei piisa ainult tiitlist õpetaja. Täpselt nagu tema puhul ei piisanud ka enam lõpuks sellest, et ta mulle järjepidevalt sisendas, et ma teda kuulama peaksin. Ma küsisin ühel hetkel, et aga miks ma pean sind kuulama? Ma olin nii valmis saama sealt mingeid ammendavaid vastuseid, mis aitaks mind kuskile järgmisele astmele. Vastuseid, mis annaks mingi uue suuna, uusi mõtteid, mida analüüsida. Ta ei osanud vastata. Mitte midagi. Seisin peegli ees nagu jobu ja ei saanud ühtegi vastust. Need on need hetked elus, kus taipad, et mõndadele küsimustele vastuse leidmiseks pead sa ise oma koodeksi koostama, oma piibli looma. Täpselt nagu sel hetkel. Ja siis ma taipasin, et mitte mina ei ela hirmus, vaid tema. Ma küsisin siis, kas sa kardad, mitte keegi ei kuula sind enam. Sealt tuli vastu vaid üks nukker noogutus ning esimest korda nägin ma teda nutmas. Esimest korda. Kõik on vist haavatavad. Tuleb välja, eks. Haavatavad ja kardavad. Ta poolsend üles. Ma pole kindel, kas mainisin. Ma ei tea, mis see täpne surmaaeg oli ja mul on tunne, et ma ei peagi seda teadma. Aga ma tean, kus ta haud on. Ja kord aastas käime ta haua peal ka solidaarsusest. Ja täna on see üks kord sel aastal. Ta hauaplats on alati korras ja riisutud. Ma ei tea, kes selle eest toolt kannab. Aga mul on hea meel, et keegi seda minu eest teeb. Ettekujutus ülespoodud kaaslasest andis jõudu. Et nüüd on kõik. Et nüüd pean ise hakkama saama. Et nüüd pean ise olema. Vanad sumerid uskusid, et inimese elu on nagu pilliroog, kõigub tuules ja murdub ühel päeval pooleks. Üks pool kukub murdudes teisest eemale ja tuul kannab ta kuhugi kõdunema. Teine pool saab edasi kasvada ja sirguda veel tugevamaks. Kui murdub uuesti, pole sellest midagi. Seni, kuni pilliroo juurikas on maa sees, saab ta edasi elada. Inimene on ka nagu pilliroog, ainult et juurikas ei ole maa sees. Saab rännata ja kogeda, aga pooleks murdub ta aeg-ajalt ikka.